Tere, olen Uku Urmas, olen Musical kinnisvarast ja täna ma teen väikse videotuuri Vääna-Jõesuus asuvast ühest suvila kinnistust ja linnud taustal laulavad, esimene lumi või see suurem lumi on veel sulanud ja see nii-öelda suvilate aeg hakkab uuesti peale ja ma näitan teile ühte lahedat Sanglepa teel asuvat suvilat, mida ma ise müün ja teeme väikse videotuuri. Nii. Siin on ees olemas siis jalgvärav ja autovärav. Autoväravat väga ei kasutata, kuid me lähme jalgväravast sisse. Ja siin kinnistu on siis 817 ruutmeetrit suur. Tegemist on kõrgaljastusega ja omanik on meil siin olnud hästi pedantne, sest kinnistut on hoitud äärmiselt heas seisukorras. Ja meil on siin elupuud, meil on siin marjapõõsad, meil on olemas igasugused õunapuud, paar tükki veel alles. Ilusad rändrahnud on kinnistu peal. Ja tõesti asukoha mõistes on väga kihvti suvilaga. Siin paistab sisse terve päeva päike, ehk siis sealt hakkab hommikupäike, siis ta päeval liigub üle selle kinnistu ja õhtuks liigub see heki taha, ehk siis siin on pikalt võtta terve päeva päikese naudingut. Selle maja eripäraks siis on see, et mõelge, et 25 aastat tagasi see mäik, ütleme, et see maja nagu valmistati, renoveeritud täielikult, see vana suvila, mis on siis 80-ndatel ehitatud. Ja siin ees on siis selline mõnus klaasterrass, mis teeb kogu selle olemise palju mõnusamaks. Siin nüüd on näha, vaat see sein siin, et kus laudis on natukene mõranenud, et see ei ole mingi veekahjustus, vaid see lihtsalt on sellest, et see on päeva külg ja kui laudis on liiga tihedalt kokku pandud, siis puit võib lihtsalt kuuma käes mõraneda. Et sellepärast, et siin paljud arvavad, et see veekahjustus tegelikult ei ole. Kuid lähme edasi. Siin on siis selline mõnus klaasterrass, nagu näete. Kahelt poolt aknad käivad lahti ja tegelikult saab isegi aknaid avada siit samast otse külje pealt. Siin külje peal on siis garaaž. Garaažis hoitakse loomulikult aiapidamistarbeid ja igasugused toole. Kõik need asjad jäävad siia sisse, isegi muruniiduk, ehk siis on väga mugav ja lihtne kogu seda asja siin nii-öelda alustada. Siis nagu ma rääkisin, siin maja ees on selline mõnus terrassi osa, no vaadake seda, kui on ilus päike, siis siit ära minna ei tahagi. Ja suvel saab veel niimoodi, et need samad aknad siin käivad täiesti eest ära, ehk siis saab kogu elutoa teha mõnusamalt avaramaks siia terrassi poolele. Ja terrassilt ongi siis ju vaade kogule kinnistule, ehk siis see kinnistu on ju tõesti kaunis ja väga heas seisukorras. Et siin on hästi tore perenaine, kes on siin omanik ja müüakse puhtalt selle pärast, et lihtsalt enam ei ole aega selle eest ise hoolitseda. Nüüd, siin ees esikus on elektriboiler. Elektriboilerist tehakse sooja vett ja ühtlasi siin elektrikapp. Et elektrit on siin 3x16 amprit. Siin vasakul pool nüüd on siis tualett. Ja kui läheme paremale poole, siis siin on elutuba. No vaadake nüüd, kas pole mitte mõnus. Mõelge nüüd seda, et see, ma kordan uuesti, et 25 aastat tagasi kõik see siin renoveeriti on tehtud ja see kõik on veatud seisukorras, et ühtegi veekahjustus kui sellist ei ole. Kõik on väga heas seisukorras, katus on täiesti korras. Ja nüüd samamoodi on siis siit poolt vaadanud terrassile, ehk siis see elutoa osa on hästi nauditav. Nüüd siin on eraldi uks, mis viib kööki, ehk siis köök on täiesti eraldi seisev. Ta on siin nii-öelda oma väikse nurgaga, kui ütleme, et kui on soovi, siis tegelikult saab selle nurga siit ära võtta, sest tegemist on ikkagi puitmajaga ja vot seda seina on lihtne liigutada, kui tahaks teha näiteks köök elutoaks, et avatud oleks. Siis siin on väike seinaosa, mis eraldab tegelikult siis pesuruumi, et oleks niisugune mugavam ja privaatsem siin riided vahetada. Ja siin on dušš ja siia vasakule jääb ka saun. Saun on hetkel pime, sest on niisugune 2 inimese saun, et seal voolu hetkel sees meil ei ole. Ja siin paremal on siis selline mõnus magamistuba ja vaadake nüüd seda, kui mõnus päike siia sisse paistab.
terve päeva ja õhtupäike tuleb siia magamistuppa. Ja samamoodi sellel magamistoast on siis vaade aiale, mis aias toimub ja saate nautida mõnusat päiksepaistet. Kas pole mitte võrratu? Et see puit on tõesti siin väga heas seisukorras, see on väga tugevalt lakitud, hoitud. Mis siin võib-olla sobiks on see, et mida mina näiteks teeksin, et ma selle lae ja seinad peitsiksin üldse heledamaks, siis see valguspeegeldus ja kõik muutub veelgi mõnusamaks. Kui nii, see väike videotuur saigi peale tehtud. Hoone ise on siis 66 ruutmeetrit suur ja kinnistu on siis 817 ruutmeetrit suur. Ja müügis on meil olnud see, ütleme nüüd niimoodi circa nüüd 7-8 kuud, kuid see pole nagu hullu, sellepärast et suvilate müügi puhul see on täitsa tavaline periood. Aga koroona on teinud asjad nagu huvitavamaks, siis inimesed tahavad üha rohkem põgeneda linnast välja. Kuid, kui see kodu teile meeldib, tahate seda elamuks teha või siis suvilaks, võtke minuga julgesti ühendust ja kohtume juba uues videos. Tšau, olge terved, olge rõõmsad!